Vaata, kui värske ta on. Tema silmad, nägu, kõht. Jah, see pole meie esimene kord seda teha. See ongi hirmutav. Plastikakirurg, tema vapustav naine ja noal tehtav protseduur, mis muutub surmavaks. Ma arvan, et plastikakirurg töötas oma naise kallal ja siis öeldi meile, et tal tekkis südameseiskus, aga ma pole kindel, kas see tegelikult juhtus. Aga nüüd keerlevad küsimused ja kogu selle keskmes olev arst ning abikaasa vailustab oma naise tegeliku surmapõhjuse. Ma selgitan selle lahti ja miks see juhtum on kaugeltki läbi. Mina olen Anja-Net Leevi ja see on Law and Crime. Enne kui me selle tõeliselt traagilise juhtumiga alustame, tahan teile rääkida ühest rakendusest, mida ma olen kasutanud ja mis mulle väga meeldib. Selle nimi on Upside. See annab sulle raha tagasi asjade eest, mida sa kogu aeg ostad, nagu kaasavõetav toit, kütus ja toidukaubad. Nii töötab Upside. Sa laadid alla tasuta rakenduse, võtad pakkumise vastu ühes asukohas ja maksad oma krediitkaardiga. Kinnita see ost ja kohe näedki, et saad raha tagasi. Näiteks, kui ühel õhtul tahan pitsat, otsin Upside'i pakkumisi. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad saavad tegelikult keskmiselt $254 aastas tagasi, mis on hämmastav. Nii et raha tagasi saamiseks klõpsa kirjelduses oleval lingil, skaneeri see QR-kood, mida näed oma ekraanil, või kasuta meie sooduskoodi CrimeFix, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti tagasi. Hillary Brown oli 2 tütre ja 1 poja ema. Ta oli abielus plastikakirurgiga ja töötas koos temaga tema edukas kliinikus Santa Rosa maakonnas. See asub Florida loodeservas. Kahjuks ja traagiliselt lõppes Hillary Browni elu ootamatult ja šokeerivalt 2023 aasta novembris. Vaid mõni päev pärast seda, kui uurijate sõnul läks kõik väga valesti, kui Hillary abikaasa, Dr. Ben Brown, tegi talle oma kabinetis protseduuri. Dr. Brown arreteeriti mitu kuud hiljem ja teda süüdistatakse hooletusest põhjustatud tapmises seoses Hillary surmaga. Ben Browni kohtuprotsess on kavandatud algama augustis, kuid tema ja tema advokaat vaidlevad tugevalt vastu kohtuarsti otsusele selle kohta, mis tegelikult põhjustas Hillary surma. Peaaegu ütleb kohtuarst, et Hillary surma põhjuseks oli lidokaiini mürgistus. Lidocaine on ravim, mida kasutatakse inimeste tuimestamiseks protseduuride ajal. Kuid Browni ja tema advokaat ütlevad, et asi pole nii lihtne. Tegelikult väidavad nad, et kohtuarst pole isegi pädev sellist otsust tegema. Ma selgitan seda kõike veidi hiljem koos Floridas tegutseva kaitseadvokaadi Tim Janseniga, kui ta minuga liitub. Kaitseväited on huvitavad ja muret tekitavad, aga kõigepealt lähme tagasi päris algusesse. See oli 21. november 2023, kui Santa Rosa maakonda laekus hädaabikõne numbrile 911. Arizona Santa Rosa 911, politsei, tuletõrje või kiirabi? Mul on hädaolukord. Hästi, keda te vajate? Politsei, tuletõrjet või kiirabi? Kiirabi, meil on ebastabiilne patsient. Hästi, öelge aadress. Tere. Proua, mis on teie aadress? Hästi, kas te olete praegu patsiendi juures? Jah. Hästi, abi on juba teel. Mis täpselt juhtus? Tal tehti operatsiooni, see on ilukirurgia kliinik. Ja ta on ebastabiilne, tal on krambid, ma arvan. Hästi. Ja millist protseduuri talle tehti? Need olid kosmeetilised protseduurid. Olgu, kas sa saab mulle öelda, mis need olid? Kõhu rasvaimu rasva siirdamine. Erinevad asjad, ma ei mäleta neid praegu peast. Olgu, kallis, abi on juba teel. Hädaabi tuleb, ek? Palun vaata, et neil oleks AED patsiendile kinnitatud ja valmis kasutamiseks ning ütle neile, et nad jätkaksid rindkere kompressioonidega, eks? Hästi, kui midagi muutub, helistage meile tagasi. Abi on teel. Aitäh, nägemist! Kiirabi töötajad saabusid Hillary Browni ravima. See on 3. väike osa ja just siis saime sellest suurepärast telesisu. See on hea, nad said palli kätte. Šerifi asetäitjad rääkisid teiste töötajatega kontoris. Üks šerifi asetäitja tunneb, et midagi on valesti ja helistab oma ülemusele. Mõtlesin, et lihtsalt annan sulle teada. Ma ei näe praegu rohkem põhjust, aga põhimõtteliselt saime meditsiinilise väljakutse arsti kabinetti siin Navarres.
kus ma arvan, et plastikakirurg opereeris oma naist. Ja siis öeldi meile, et tal tekkis südameseiskus. Aga ma ei ole kindel, kas tal tegelikult ka tekkis. Tundub, et selle operatsiooni ajal olid kohal ka teised inimesed ja tundub, et tal tekkis mitu grambi hoogu, aga ma saan aru, et nad ütlesid, et tema seisund ei paistnud üldse hea olevat. Tal ei läinud eriti hästi, kui ta lahkus, aga nad viisid ta siiski üle ja tegid kõik vajalikku. Ja ma ütleksin, et ma oleksin palju rohkem kahtlustav, kui toas oleksid olnud ainult arst ja ta naine, aga kohal olid ka mõned medõed. Nii et ma lasen tal selle lihtsalt dokumenteerida, kui see sulle sobib. Kui sa räägid Lantsiga, siis lihtsalt anna talle teada, kui sa ei arva, et peaks midagi rohkemat tegema. Me ei kuule, mida ülemus kõne teises otsas ütleb, kuid politseinik väljendab oma muret. Õige. Lihtsalt imelik on see, et see on arst ja tema naine. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Aga nagu ma ütlesin, ta ei olnud niikuinii protseduuri ajal temaga üksi. Seal olid ka teised, kes abistasid. Nii et ma arvan, et see Vilja saab lihtsalt kõik nende nimed ja teeb kiire taustakontrolli juhuks, kui midagi peaks ilmnema, kus keegi ütleb, et ta üritas teda tappa. Tead, kui seal oleks olnud ainult arst ja tema naine, siis ma arvaksin, et me peame uurimise läbi viima. See oleks natuke liiga, ma arvan, et kui ta oleks surnud, siis õiguse huvides peaksime vähemalt uurima ja veenduma, et kõik oleks aus ja läbipaistev. Aga kui toas olid tunnistajad, siis see muudab asja veidi. Jah. Ma arvan küll ja seal oli nagu mitu osa, ta on varemgi sarnaseid operatsioone läbi teinud ja olnud sedatsioonis, nii et ta oli täielikult sedatsiooni all. Nad tegid midagi tema kõhul oleva armiga ja siis ta tuli narkoosist välja, kõndis ringi ja neil oli plaanis teha talle näole süste. Ja ta segas isegi ise kokku selle, mida talle näkku süstiti, mingit rasva vist, ma ei saa sellest päris täpselt aru. Aga kui nad hakkasid süste tegema, siis nad tegid ühe silma kohale ja siis teise silma kohale ja siis hakkasid tal krambid. Tal oli umbes 4 päris tugevat krambi hoogu enne, kui kiirabi kohale jõudis. Ja siis tead, meil öeldi, et tal oli südameseiskus. Ma ei ole seda kiirabiga kinnitanud, aga nad ütlesid, et asi ei paista hea. Nii et ma olin nagu... Jah, huvitav. Pärast seda, kui meedikud viivad Hillary Browni haiglasse, küsitlevad šerifi asetäitjad töötajaid Dr. Browni kontoris. Ma olin seal ja me olime just õpetanud tema kõhul oleva armi korrigeerimise. See oli tehtud, jah? See oli tehtud. Ta kõndis ringi täiesti normaalselt. Ta isegi segas ise oma rasva, et seda kuhu iganes üle kanda. Ta hakkas süstima tema huultest tuimestavat ravimit, mis on tavaliselt lidokaiin. IV. Ja naatriumvesinikkarbonaadi. Ta süstis sinna, süstis talle otse. Tema vasakusse silma. Ja ta rääkis, et nägi uduselt, et tema silm oli paistes, nii et loomulikult ta ei näinud. Süstis paremasse silma ja siis hakkasid tal varsti pärast seda krambid. Nii et parem silma süst algas. Okei. Ja kas tal tekkis siis südameseiskus? Tal oli krambid paar minutit. Mis on krambid jälle? Iga krambi hoog kestis tõenäoliselt 3-4 minutit. Olgu. Mitte päris ajuplahvatus, aga üsna lähedal. Jah. Mis sellest välja tuli? Tal oli ilmselt kokku 4 või 5. Okei, enne kui keegi jõudis temaga tegelema hakata. Jah, ma mõtlen. Me olime kogu aeg vererõhu juures. Mul oli kogu aeg suurepärane pulss. Kõik sellised asjad. Olgu, kas protseduuri ajal oli midagi ebatavalist, midagi tavapäratut? Kõik oli normaalne. Hillary Brown suri 7 päeva hiljem haiglas ja tema surma uurimine jätkus. 2024 aastal esitati Dr. Ben Brownile süüdistus surma põhjustamises raske hooletuse tõttu. Detektiivid kirjutasid vahistamismääruses, et see töötaja ütles alustuseks, et oli enne juhtunud ettevõttes töötanud vaid mõned päevad. Selle lühikese aja jooksul ütles ta, et kontoris oli palju hooletust, mis viis Hillary südameseiskumiseni. Ta ütles, et enne operatsiooni võttis ohver hulgaliselt tablette, kuid ta ei teadnud, mis need olid. Ta ütles, et ohver oli ise valmistanud oma tilgakotid, mis pidid sisaldama lahjendatud ksülokaiini, mida kasutati kohaliku tuimestina. Operatsiooni ajal sai tilgakotid tühjaks, siis valas Brown 2 anuma sisukaussi. Ta ei lahjendanud neid ega midagi ning hakkas süstima tema käsi ja hiljem nägu.
Kui ta seda tegi, hakkas Hillary ütlema, et tema nägemine on udune. Ta ütles, et tema nägu oli väga paistes, kuid Brown jätkas. Ta väitis, et arvas, et see oli märk üledoosist ja siis hakkas ta krambitama. Detektiivid ütlevad ka, et Ben Brown ei kutsunud kohe abi, vaid ootas 10–15 minutit enne kui helistas hädaabinumbrile. See koos teiste teguritega, sealhulgas kohtuarsti järeldusega, et Hillary Brown suri lidokaiini mürgistuse tõttu, viis prokurörid süüdistuse esitamiseni tema vastu. Kuid nüüd, vähem kui 3 kuud enne Ben Browni kohtuprotsessi algust, vaidlustavad Ben Brown ja tema advokaat osariigi surmapõhjuse ning taotlevad niinimetatud Dauberti kohtuistungit, et teha kindlaks, kas kohtuarst Dr. Diana Oleski on pädev oma järelduste kohta tunnistusi andma. Browni advokaat kirjutas oma avalduses, et osariigi esitluse osana kavatseb osariik kasutada Dr. Oleskit MD tunnistajana surmapõhjuse kohta, milleks on lidokaiini mürgistus, nagu on viidatud lahkamisaruandes, kui lidokaiini mürgistuse tüsistused. Dr. Oleskil puudub väljaõppe või asjatundlikkus toksikoloogia valdkonnas. Dr. Oleski kohtueelse ütluse andmise käigus tunnistas ta konkreetselt, et ta ei ole toksikoloog. Ei ole ebatavaline, et kohtumeditsiini ekspert toetub surmapõhjuse kindlaks tegemisel toksikoloogi leidudele, kuid Browni advokaati häirisid ka teised asjad. Lisaks märkis Dr. Oleski mitmel korral, et küsimused lidokaiini tasemete ja nende mõju kohta inimesele oleksid, tsiteerin, paremini esitatud toksikoloogile või viitas sellele, et tema koolituse põhjal ei saa ta olla toksikoloog. On selge, et Dr. Oleskil puudub pädevus arvamuse avaldamiseks selle kohta, kas inimese organismis juhtumi ajal olnud lidokaiini tase oli surmav või mitte. See on oluline faktiline asjaolu, mille peab tuvastama vandekohus ning lubada mitte-eksperdil anda ebatäpset ja tõendamata ütlust oleks Dr. Browni suhtes äärmiselt ebaõiglane. Ja kuulake seda. Browni advokaat, kuulus kriminaalkaitsja Mark O'Mara, tõi välja, et on küsimusi selle kohta, kas lidokaiini mürgistus üldse põhjustas Hillary Browni surma. O'Mara viitab Florida tervishoiuosakonna istungile, kus kaaluti sanktsioonide kehtestamist Dr. Brownile. O'Mara kirjutab. Selles asjas tervishoiuosakond versus Benjamin Brown leidis istungi läbiviija, et tsitaat. Dr. Diana Oleski, arstiteaduste doktor ja kohtuarst, viis läbi HB lahkamise 1. detsembril 2023. Osakond tunnistas, et tema hinnangu põhjal, kasutades välistamise teooriat, jõudis ta järeldusele, et surmapõhjuseks olid lidokaiini toksilisusega seotud tüsistused, kuna see oli diferentsiaaldiagnoosis kõige tõenäolisem. Vastupidiselt leidis istungi läbiviija, et vastajate ekspert Dr. Borgert jõudis usutavalt järeldusele, et lidokaiin ei olnud HB sümptomite ega surma põhjus. See on oluline järeldus, mille tegi istungi läbiviija pärast ulatuslikke ütlusi, et kohtuarsti Dr. Oleski järeldused ei olnud täpsed. See tundub olevat suur asi. Lõpuks peatas Florida osariik tegelikult Dr. Browni arstiloa aastaks, osaliselt seetõttu, et ta ei helistanud kohe häirekeskusesse, kui Hillary tema kabinetis tüsistusi kogema hakkas. Kuidas see uus teave mõjutab Dr. Browni kriminaalasja? Et seda tõesti põhjalikult lahti seletada ja süveneda kaitsja väidetesse selles kohtuasjas, tahan ma kaasata Tim Jenseni. Ta on kriminaalkaitsja advokaat, kes tegutseb Florida loode osas. Ta ei ole selle juhtumiga üldse seotud. Tim, aitäh, et minuga liitusid. Ma hindan seda väga. Hea meel siin olla, Anjanet. Ma ei tea, kas sa olid sama jahmunud kui mina, kui sa lugesid seda Dauberti kohtuistungi taotlust, aga selles juhtumis esitab kaitse väga huvitavaid väiteid. Kõigepealt tahan ma alustada Dauberti kohtuistungist. Ja ma tahan, et sa natuke süveneksid sellesse, sest mina, tead küll, lihtsalt uudiste inimesena, tavainimesena tean, mis see on. Keegi, kes kajastab neid asju, aga see on teatud standard, millele eksperdid peavad vastama, et anda tunnistusi. Räägi meile sellest natuke. Daubert tähendab seda, kui sa tood kohale eksperdi või kellegi, kellel on asjatundlikkus. See ei pea olema ekspert. Sa võid olla ekspert teatud asjades, näiteks tulirelvades. Sa võid olla ekspert inimeste jälitamisel, kui sul on vastav väljaõppe ja kogemus. Aga selleks, et tuua kohale arst ja lasta tunnistajal eksperdina tunnistada, peab tal olema kas teatud haridus, väljaõppe ning tema tööd peavad olema teiste spetsialistide poolt hinnatud. See ei tohi põhineda oletustele ega spekulatsioonidel. See peab olema kolleegide poolt üle vaadatud. Ja see ongi nii kõrge standard, sest siis ütled sa vandekohtule, et nad võivad seda inimeste eksperdina kohelda ning see inimene võib kohtusaalis arvamust avaldada.
Keegi teine ei saa kohtusaalis arvamust avaldada. Sa kas tead fakti, näed midagi, aga arvamust anda ei tohi. See on vastuväide, aga ekspert võib arvamust avaldada. Seega tahad olla kindel, et sellel inimesel on õiged oskused ja vajalik pädevus selle arvamuse andmiseks, eriti just selle arvamuse, mida ta annab. Tead, kohtuarst võib paljude asjade kohta arvamust avaldada, aga kui see ei kuulu tema meditsiinilise pädevuse alla, siis ta ei saa seda arvamust anda. Ja just see toimubki selles juhtumis. Meil on kohtuarst, kes ei ole toksikoloog. Ja esimene asi, mida sa teed, kui sul on mõrvajuhtum, on see, et riik peab tõestama surma. Mis põhjustas surma? Ja nüüd on sul meditsiiniline aruanne ja kohtuarst, kes justkui oletab, mis surma põhjustas. See on päris huvitav. Mis siin huvitav on arst, doktor Oleski. Ta on kohtuarst. Ta on kohtuarst. Ta on arst. G. Ja, kuid enamik kohtuarste ei ole toksikoloogid. Tavaliselt antakse see töö kellelegi teisele. Õige. Ja nad võtavad verd või mida iganes ning saadavad selle toksikoloogilisse uuringusse, toksikoloogiasse. Ja minu kogemuse põhjal nende juhtumite kajastamisel võib see võtta aega 6 kuni 8, 12 või isegi 14 nädalani. Ja siis, kui need tulemused tagasi saadakse, tehakse lõplik otsus või vähemalt teeb seda kohtuarst surma põhjuse kohta, kui kogu see teave on olemas. Noh, siin on veel üks probleem. See inimene ei surnud kohe. Ta oli umbes nädala haiglas elus. Oli sisuliselt aju surnud. Nii et keha imas endasse seda, mis süsteemis oli. Nii et seda ei saanud käsitleda nagu tavalist surnu keha, kus keha enam midagi ei ima ja keegi teine saab teha toksikoloogilise uuringu, sest toksilised tasemed oleksid tõenäoliselt samad. See keha oli veel elus, ma arvan, et ta oli toru või midagi sees. Nii et sa peadki tuginema sellele, ma arvan, et haigla tegi toksikoloogilise raporti, kui ta seal oli. Ja ma arvan, et sealt see raport tuligi. Doktor Oleskile saabus kiri, milles öeldi, et tasemed ei olnud toksilised, kui doktor Oleski välistas selle ja ei pööranud sellele eriti tähelepanu. Ja ma tahan osa sellest materjalist ekraanile panna ja seda vaatajatele ette lugeda ning siis analüüsime seda. Tiit, me oleme juba näinud, kuidas doktor Oleski tunnistas, et tal puudub koolitus või asjatundlikkus toksikoloogia vallas. Ta tunnistas konkreetselt, et ta ei ole toksikoloog, kuid ta teeb selle järelduse, et lidokaiini toksilisus oli Hillary Browni surmapõhjus. Kaitse kirjutab aga oma taotluses selle Dobäri istungi pidamiseks, mis on selle küsimuse jaoks ülioluline, et doktor Oleski tunnistas, et kuigi ta oli saanud 2025 aasta oktoobris kirja tuntud toksikoloogilt, doktor Christopher Borgerilt, ja kuigi see kiri käsitles mitmeid muresid, mis olid seotud doktor Oleski järeldusega lidokaiini toksilisuse kohta, ning toetas neid muresid viidetega meditsiiniandmetele ja teadusele, mis kinnitasid, et see ei saanud olla lidokaiini toksilisus, tunnistas doktor Oleski, et kuigi ta oli selle kirjaga tuttav, ei pidanud ta seda eriti oluliseks. See kõlab minu jaoks väga murettekitavalt. Sest tema töö on vaadata läbi kõik olemasolevad faktid, vaadata Hillary surma ümbritsevaid asjaolusid, uurida meditsiinilisi tõendeid ja seejärel teha kindlaks surmapõhjus. Ja siis kasutavad prokurörid ja politsei seda surmapõhjust, et otsustada, kas kriminaalsüüdistused on põhjendatud. Nii et kui sa loed, et kaitse kirjutas selle Tim, siis ta on lihtsalt nagu, jah, ma ei anna sellele kirjale eriti väärtust. Ma ei omista sellele suurt tähtsust või mis iganes ta ütles. Kui muretekitav see on? Noh, see on prokuratuuri jaoks probleemne ja kaitse jaoks tõeline kullapäevandus. Põhimõtteliselt ütled sa, et ära tüüta mind rohkem faktide ja teadusega, ma olen juba oma arvamuse kujundanud. Sul on toksikoloogia ekspert, kes vaatas toksitasemeid ja ütleb, et need ei ole toksilised. Ja ta sai selle info ning ütles, et ma ei ole toksikoloog, aga see mind tegelikult ei huvita. Ma olen juba oma otsuse teinud. See on veelgi suurem põhjus, miks teda ei tohiks lubada tunnistama surma põhjuse kohta, sest ta ei ole ekspert ja ta eiras vastuolulisi tõendeid. Nii et kas kohus ei luba tal surma põhjust öelda või lubatakse tõenäoliselt sellel arstil tunnistada, et tema surma põhjuse hinnangule vastu vaielda,
sest see on probleem. See ei ole ülekaalukas, sest neid süüdistatakse hooletuses. Tead, nad võivad öelda, et selle arsti üldine käitumine oli nii halb, et see põhjustas surma ja siin võib ikkagi süüdi mõista, eks. Abi mitte andes lastes tal seda ise teha, lastes tal tablette võtta, mitte jälgides anesteesia annust, mida ta andis. Ja siis, kui tal tekkis hingamispuudulikkus või krambihoog, ei kutsunud ta kiirabi, kui meditsiinitöötajad seda palusid. Ja siis ta karjus ja röökis, mida ta võttis. Ta oleks pidanud teadma, mida ta võttis. Tema on vastutav. Kui patsient on operatsiooni laual, peab ta teadma, aga ta ei teadnud. Ta võib siiski süüdi mõistetud saada surma põhjustamises raske hooletuse tõttu, lihtsalt kõigi teiste asjaolude tõttu, mis ümbritsevad tema surma. Ma mõtlen... Aga ma lugesin internetist, ma arvan, et see on kohutav, et kohtumeditsiini ekspert ütleb, et ta eirab seda, ütleb, et ta ei ole toksikoloog, ta peaks kellegi appi kutsuma. Ja kui see on tema arvamusega vastuolus, siis võib-olla ta ütleb, et ta ei tea surma põhjust. Aga selle välistamine ja lihtsalt selle lisamine, kui toksikoloogiga on vastuolu, on muret tekitav. Aga nagu sa mainisid, on see kaitse jaoks tõeline kullakaevandus. Ja tegelikult, kui me neid kriminaalasju vaatame, siis on selge, et tõendamiskohustus lasub riigil. Kaitsel ei ole mingit tõendamiskohustust. Ja see on niit, millest nad saavad kinni hakata, et põhimõtteliselt see on asi, millele nad saavad osutada, et kogu uurimise Hillary surma kohta kahtluse alla seada. Ja ta võib siiski olla tema surma puhul hooletu. Aga mis siin muret tekitab on see, et kaitse ütleb, et Terviseamet ei uskunudki, et lidokaiini mürgistus oli osa tema surma põhjusest. Terviseamet leidis, kui toimus suur arutelu selle üle, kas Dr. Ben Brown peaks oma litsentsist ilma jääma ja karistatud saama, et ta oli hooletu ja oleks pidanud kohe hädaabinumbrile 911 helistama. Aga lidokaiini mürgistus ei olnud sellega seotud. Ja kui meditsiininõukogu, mis koosneb meditsiinitöötajatest, vaatab seda ja ütleb, jah, lidokaiini mürgistus, meid see tegelikult ei huvita. Me ei näe seda. Kuidas saab Florida osariik kohtuprotsessil sellele tugineda? Tundub, et nad on end nurka surunud, sest Tervishoiuamet toob kohale arste ja nad vaatavad üle, teevad kollegiaalset eksperdi hindamist, uurivad asju. Nad olid meditsiinilise väljaõppega ja ei leidnud mingit lidokaiini toksilisust. Tegelikult ei maininud nad seda oma järeldustes isegi mitte. Nende järeldus oli, et oli kõiges muus, mida ta tegi hooletu. Nii et ma arvan, et kaitse kutsuks mõned neist võimalikeks kaitsetunnistajateks. Ja kui sa suudad tõestada, et surma põhjus, mille kohtuarst määras, oli vale, siis on see juhtum läbi, sest vandekohtule meeldib kuulda, et ta suri, sest ta sai liiga palju lidokaiini ja nii edasi. Nüüd ütled sa, et sa ei tapnud teda, nüüd on kaitsel uks avatud. See oli lihtsalt traagiline õnnetus. Sellist asja juhtub operatsioonide puhul kogu aeg. Alati on olemas surmarisk. Ja ta armastas oma naist ja ta arvas, et saab hakkama, aga tal polnud kindlasti mingit kavatsust. Nüüd ei ole see enam tõendatud väljaspool mõistlikku kahtlust. Ja see ongi siin nii muret tekitav. Ma mõtlen, et üks teie tähtsamaid tunnistajaid riigi poolt ütleb, et ta suri lidokaiini mürgistusse. Meil on selles avalduses ka teiste ekspertide tõendeid, mis ütlevad, et ei, ta ei surnud lidokaiini mürgistusse. Me teame, et ta suri pärast seda protseduuri. Ta hakkas krambihooge saama. Meditsiinikomisjoni ja prokuröride sõnul ei helistada kohe numbrile 112. Ta arvab, et suudab ise kõigega hakkama saada ja teda päästa ja siis sureb ta nädal hiljem. Nii et see protseduur on selles väga suur osa. Kuid ma mõtlen, et see on selle kõige olulisem osa. Te kavatsete kutsuda eksperdi tunnistaja pingile, kes ütleb, et ta suri lidokaiini mürgistuse tõttu. Kaitse ütleb, et ei saa seda isegi väita. See tundub nagu täielik segadus. See on kohutav segadus ja nüüd peab kohtunik tegema otsuse. Sest esiteks on tal kohtuarst, kes ei ole pädev sellist otsust tegema. Ta tunnistab ise, et tal puudub selles valdkonnas väljaõppe ja kogemus. Ja tal ei ole selle kinnituseks ühtegi füüsilist tõendit. Kogu teaduslikud tõendid lükkavad selle väite ümber. Ma arvan, et kohus ei pruugi lubada tal surma põhjuse kohta ütlusi anda. Las ta annab ütlusi, aga mitte surma põhjuse kohta, kuigi ma ei tea, mille kohta kohtumeditsiini ekspert siis ütlusi annaks.
Aga Tim, sa tead ju, et need kohtumeditsiini eksperdid toetuvad kogu aeg toksikoloogiale, et surma põhjust kindlaks teha. Nii, et kui me eemaldame lidokaiini mürgistuse sellest, siis ma mõtlen, sina ja mina, me ei ole arstid, aga ma mõtlen endamisi, mis siis on tema surma põhjus. See on, ma arvan, et kui ma lugesin tema kohta, siis ta nimetas seda välistamismeetodiks. Ta läristas kõik muud võimalused. Ta ei leidnud ühtegi muud põhjust, miks ta suri. Nii et tal polnud muud alust väita, et surma põhjustas lidokaiini toksilisus, mida tegelikult ei olnud. Mis tähendab, ta ei aita žüriid, mis omakorda tähendab, et see ei läbi retsenseerimist. Tal puudub selleks vajalik pädevus. Ma arvan, et kohus võib otsustada, et ta ei saa surma põhjuste kohta tunnistusi anda, mida see siis süüdistuse jaoks tähendab. Kas nad lähevad tagasi ja pakuvad talle midagi, kui neil pole surma põhjust? Ma arvan, et kõik sõltub sellest. Selle Dobro kohtuniku Otsusest ja Dauberti kohtuistungist. Ja siis kaitse, tead, Ben Browni esindab Marco Mera. Marco Mera on suurepärane kaitseadvokaat. Nad toovad kohale oma eksperdid, kes ütlevad, et ei, Hillary ei surnud nii. Ja nad avaldavad arvamust ning annavad oma hinnangu selle kohta, kuidas ja miks ta suri. Tõenäoliselt teevad nad nii, et kui kohtunik ei luba tal surmapõhjust tunnistada, võib ta öelda, et see puudutab tõendusmaterjali kaalu, mitte vastuvõetavust. Te võite kutsuda oma tunnistajad, žürii võib otsustada. Aga ma arvan, et osariik ilmselt jätkab siiski menetlust. ohvrisa ei salli seda jumala kompleksi, mis on endisel abikaasal või abikaasal. Ja žürii otsustab, kas tema teod, sest tõendamise standard on lihtsalt see, et tema tõttu suri naine. Ja neil on need faktid olemas. Kas nad teavad tõesti ütlema, et ta suri lidokaiini mürgistuse tõttu? Või ütlevad nad, et ta suri sellepärast, et tema oli nii hooletu, nii süüliselt hooletu arstina, et põhjustas tema surma. Ja nad võivad ikkagi võib-olla süüdimõistva otsuse saada, aga see ei saa olema lihtne. Sest kaitse ütleb, kuulge, see oli operatsioon. Ta andis nõusoleku, teeb seda kogu aeg, asjad läksid valesti, ta püüdis teda aidata, ta armastas teda ja selliseid asju juhtub. Ja žürii otsustab, aga faktid ei ole head. Mida ta tegi, mida ta tegemata jättis, lastes tal ise tilgutib panna, lubades tal võtta tablette ja tema andis talle ravimeid, vaaliumit ja narkoosi ning ei jälginud annust. Kui tal tekkis krambi hoog, ei kutsunud ta kohe kiirabi. See mees peab end jumalaks. Paljud plastikakirurgid on sellised. Nad arvavad, et nad suudavad su keha parandada ja sind ilusaks teha. Nii et ma olen jumal. Olen näinud paljusid selliseid, kes arvavad, et nad ei saa kunagi eksida. Seetõttu saab vandekohtu valik olema võtmetähtsusega. Sellepärast nad tahavadki kohtuasja asukohta muuta, sest teda on kogukonnas halvustatud. See on tõenäoline, aga ma ei usu, et see ka töötab. Ei, ma ei arva, ma ei usu, et see juhtum seda väärib. See pole piisavalt suur juhtum, et õigustada asukoha muutmist. Santa Rosa maakonnast leiab kindlasti 12 vandekohtunikku, kes ei ole olnud nagu kes pööravad sellele väga vähe tähelepanu. Nad ei tea sellest juhtumist midagi. Neil pole ajalehte. Mina ei vaata televiisorit. Õige, ma olen nõus. Me hoiame sellel kindlasti silma peal. Tim Jensen, aitäh nagu alati oma asjatundlikkuse eest. Aitäh! Ben Brown on praegu kautsjoni vastu vabaduses. Tema kohtuprotsess on, nagu mainisin, määratud augustisse. Ta on esitatud surma põhjustamise süüdistuses end süütuks tunnistanud. Hoiame sellel silma peal ja anname teile teada, mis edasi saab. Ja see oligi kõik selleks korraks saates Law and Crime. Mina olen Anja-Net Leevi, suur aitäh, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.